Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kujuta ette, et teed oma harjumuspärast päevatööd ning komistad äkki millegi otsa, mis muudab kogu su elu. Tänane evangeelium asetab meid just sellisesse olukorda. Me kuulame Jeesuse tähendamissõna Mattuse evangeeliumist 13. peatükist 44. kuni 52. salmini. Ja see kõlab nõnda. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui nood sai täis, veeti see rannale. Istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halbad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid talle jah. Siis ta ütles neile: sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, maja peremehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus esitab siin 3 elulist pilti. Ta räägib põllusse peidetud aardest, haruldasest pärlist, mida kaupmees otsib, ja merre heidetud kalavõrgust ning sellele järgnenud saagist. Need ei ole lihtsalt mingid kulunud lood, vaid lood, mis sisaldavad küsimusi sulle ja mulle. Kõigepealt samastame me end siin üsna loomulikult põllumehe, kaupmehe ja kaluriga ja küsime tahtmatult, kas taevariik on midagi, mille nimel oleme valmis kõigest muust loobuma. Ja veel olulisem, mis on see põhjus, miks me peaksime seda tegema. Püüame siis neile küsimustele vastuseid leida. Alustame kõigepealt varandusest ja pärlist. Jeesus ütleb, et taevariik on nagu põllusse peidetud aare või erakordselt hinnaline pärl. Kui inimene selle leiab, siis müüb ta kõik, mis tal on maha ja see, et seda omandada. Jeesuse ajal ja tänapäeva Eestiski pole põllule peidetud varanduse leidmine mingi uskumatu lugu. Sajandite jooksul on inimesed sõdinud ja põgenenud ja peitnud oma varandusi maasse. Huvitav on see, et aarde leidja oli ilmselt lihtne päevatööline. See põld ei kuulunud talle. Selleks aarde seaduslikuks omanikuks saada, selleks pidi ta selle põllu kõigepealt omandama. Pärli otsi oli aga teadlikult erilist pärli taga otsiv kaupmees. Ta oli oma ala nii-öelda professionaal. Mõlemad ühendab üks joon, mis on siin kõige tähtsam. See on rõõm selle üle, et tõesti, ma olen leidnud selle, mida ma otsisin. Või ma sattusin sellele, mida ma õieti ei otsinud, aga rõõm on ikkagi suur. Piibel ütleb, et see mees läks rõõmuga ja müüs kõik ära. Ma toon siin seda põllumeest. Ja Jeesus ei räägi siin millestki, mis nõuaks nagu ränka ja kurba ohvrit,
Ta räägib, et see äraandmine, see muu äraandmine, selle varanduse leidmiseks, et see toimus kõik suure rõõmuga. Vahel me arvame, et Jumala riiki jõudmiseks peame tooma ränki ohvrid, kuid tegelikult esineb sõna ohvermatuse evangeeliumis vaid 2 korda ja mõlemal korral negatiivses tähenduses. Senisest lahti laskmine ei ole siin niisiis kaotus, vaid vabanemine. Inimene loobub asjadest, mis teda nagunii lõplikult ei rahuldanud, et teha ruumi tõelistele väärtustele. Kuid ometi on üks oluline moment selles loos. Me ei saa ju taevariiki osta ja kuidagi välja teenida. Tõsi see on, et need tähendamissõnad ei anna meile juhisid, kuidas me saaksime endale taevariiki soetada. Vastupidi, meid endid kutsutakse elama nii, et meid võidaks leida väärtuslike pärlitena ja aaretena. Meie igapäevased valikud muudavad meid Jumalale nii väärtuslikeks, et ta korjab meid oma korvi. Ta on valmis meie nimel loobuma kõigest muust. Me märkame, et leidja muutub siin ise leituks. Tõelise varanduse nimel panustav põllumees muutub ise taevariigi pärliks. See on evangeeliumi suurim paradoks. Varandus, mida otsime, otsib meid endid. See on ühe ja sama protsessi 2 külge. Just see fookuse muutus toobki meid 3. pildi juurde. Jeesus räägib võrgust, mis heidetakse merre ja mis tõmbab sealt välja igasuguseid kalu. Kui võrk saab täis, veetakse see randa. Head kalad kogutakse korbidesse, aga halvad visatakse minema. See on pilt ajastu lõpust, kus inglid eraldavad kurjad õigetest. Kuid seda kirja kohta nüüd lähemalt vaadates, siis tuleb midagi erilist välja. Sõna halvad kalad tähendab siin tegelikult mädanenud või surnud kalad. Need on nii-öelda elutud, roiskunud, kasutud kalad. Välja ei heideta mitte lihtsalt neid, kes teevad vigu, vaid need, kelles pole enam üldse elu ega armastust. Neile ei lähe enam miski korda, ei põld, töö ega argipäevas peituvad taevariigi saladused. Ja mis neist siis saab? Nad visatakse tuleahju, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. See kõlab päris hirmutavalt, kuid asi pole siin kurjas karistuses, vaid kasutuses. See, milles puudub elu ja armastus, see on kasutu. See on surnud. See, mis on surnud ja roiskunud, kuulub hävitamisele. Kõige vapustavam selles loos on aga kiiruse ja ajastus. Noota veetakse randa just praegu. See ei ole mingi kauge tulevik, vaid praegune hetk on pääste pakkumise otsustamise aeg. Me ei saa jääda neutraalseks. See, kas me teeme kõik, et leitud aaret omandada, määrab ära selle, et meidki otsitakse nagu pärli ajastu meres. Meie igavene saatus selgub keset tänaseid valikuid. Ja lõpuks küsib Jeesus oma jüngritelt, kas te mõistate seda kõike? Nad vastavad enesekindlalt, jah. See sarnaneb vägagi meie hoiakule. Me arvame, et oleme usu ja elu asjad juba küllaldaselt lahti mõtestanud. Kuigi tegelikult liigume alles suhteliselt udus. Selle peal ütleb Jeesus, sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Mida see tähendab? See tähendab, et tõelised Jeesuse jüngrid on eluaegsed õppijad. Jeesuse poolt pakutud uus ei tühista vana, vaid laseb sellel paista täiesti uues valguses ja tähenduses.
meie vaimne elu ei peaks olema paigalseisev tiik, vaid pigem varakamber, kus varasemad ja uuemad Kristusega seotud kogemused kohtuvad. Kus inimlik otsija kohtub taevase otsijaga, varakamber, kus leidja muutub ise leituks. Taevariigis kohtuvad tõepoolest vana ja uus. Oled sa selle kohtumise nimel valmis ka millestki loobuma? Palvetagem. Issand, sa näed meie senist elu ja otsingut. Ometi on tähtsam, et sina märkasid meid. Sina andsid ristil oma elu, et meil oleks elu ja seda rohkesti. Kiidetud olgu sinu nimi, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.